Tere õhtust, head sõbrad! Saade Õhtu tervitab teid! Tere õhtust! No eestlased ei armasta omavahel väga rääkida, kui inimesed omavahel võõrad, eks ole. Meie otsustasime, et see peab muutuma, meid on niigi vähe ja miks me siis võiks ka täiesti võhivõõrastega omavahel suhelda. Ja meil on täna külas inimene, kes õpetab natuke paar nippi small talki kohta. Tere õhtust, Olavi! Tervitus! Olavi, kas small talkile on nüüd lõpuks leitud ka mingi eestikeelne vaste? No kuna small talk on selline üldse väga vähe kasutusel olev asi Eestis, ma julgeks väita, siis vist keegi ei otsi seda sõna sellele, et kuidas seda eesti keeles kirjeldada. No, et me kõik saaksime asjast ühtemoodi aru, siis me räägime ikkagi, kuidas vestlust arendada inimestega, keda sa ei tunne, eks ole? Jah, just nimelt, et seda võib nimetada ju vabavestluseks või kuidas iganes, aga tõesti midagi sellist on, jah. Oled sa nõus, et eestlastel on praegu sellega ikkagi natuke pahasti? Et ei kipu me ju võõrale ütlema tere, te näete väga hea välja või tere, räägime ilmast? Ja, ma olen nõus ja tegelikult see ongi see põhjus, mille pärast mul meeldib neid koolitusi läbi viia, sest ideid meil on ju palju, aga tihti jäävad asjad selle taha, et me ei oska oma ideedest rääkida või teha algust või arvame, et me ei tea, kuidas see käib. No aga läheme konkreetseks. Me päeval võtsime sinuga ühendust ja sa ütlesid meile mõned nipid, mis võiksid olla kasulikud, kui sa tahad võõra inimesega võib-olla sellises situatsioonis, kus tavapäraselt inimesed ei räägi, lihtsalt vestlust arendada. Ja meie loomulikult kehastusime väga halbadeks näitlejateks Robertiga. Omavahel võõrasteks inimesteks. Ja ka võõrasteks inimesteks ja võtsime ja proovisime nende näpunäidete järgi siis teha selle asja ära nii, nagu sina oled natukene meid juhendanud. Ja üks asi, mis sa ütlesid, on mõistlik näiteks alustada ühe toreda faktiga vestlust. Vaatame, kuidas meil Robertiga läks. Tervist. Ta teadsid, et Koka mütsil oleva 100 volti tähistavad seda, kuidas on 100 meetodit munaküpsetada. Ma olen ette. Ahah. Okei. Midagi läks valesti. Ühesõnaga, mõte on tegelikult selles, et inimene tuleb, võõras inimene, ilmselgelt see teine inimene võib-olla ei ole valmis rääkima, ei taha rääkida, eks ole, siis laotakse talle kohe mingisugune fakt ette, võib-olla ta tahab midagi mult. Kuidas seda teha niimoodi, et ei tekiks sellist tunnet? Ma küsiks kohe, et mis osa seal videost te kasutate sellest, mida mina rääkisin? Ma ei näinud küll midagi. No, seda osa, et ühe toreda faktiga nagu alustada. Viskasime õhku, et Koka mütsi 100 volti tähistavad 100 erinevat meetodit, kuidas muna küpsetada. Ma arvan, et võib-olla viga oli selles, et eestlasele hästi ei sobi see selline jõuline pealeminek, et kui te olite kaks täiesti võõrast, siis kui kaks täiesti võõrast seisavad kõrvuti ja üks hakkab teisele rääkima, et tead niisugused need voldid ja see jutt, et siis võib ära ehmatada küll. Ma arvan, see tulemus oli täiesti adekvaatne. No vot! Mina kohe tundsin, et Robert lendas liiga palju peale. Et ma lõin sulle külge. Ja seda ka. No seda ei juhtu mitte kunagi minu öelda seda, aga no läks nii siis, jah. Jah, sa ütlesid ka, et mõistlik on nagu natukene ette valmistada. Ennem kui sa lähed kuskil olukorda, kus tõenäoliselt tuleb võõrastega hakata suhtlema. Mis see ettevalmistus endas sõlmama peaks? No tegelikult, kui me mõtleme see, kuidas kogu aeg räägitakse, et Ameerika ärimehed või ameeriklased, et kuidas nemad oskavad rääkida, et kui meil endal seda sellist intuitiivset, sellist kõnelemisoskust ei ole, siis meil jääb ettevalmistus. Ja me tihti small talki all mõeldakse seda, et kuidas me hakkame rääkima. Aga ettevalmistama peab small talki peale rohkem, et small talk koos näeb täitsa 4 osast. Et esimene on see, mida te praegu näitasite siin, et see, kuidas me alustame vestlust. Edasi on see, et vestlust tuleb üleval hoida. Selleks on vaja valmistuda. Ja siis tuleb valmistuda selleks, mis saab siis, kui tekib see paus, et no nii, kõik need anekdoodid said otsa või kõik vestlus lõppes, mis siis. Ja osa, mis võib-olla on isegi kõige raskem, mille peale üldse ei mõelda, on see, et te peate sellest vestlusest viisakalt väljuma niimoodi, et teist jääb hea mulje. Kui te need 4 asja enda jaoks läbi mõtlete ja mõtlete, kuidas te käitute, siis tegelikult on ettevalmistus päris okei juba. No sa ütlesid, et alustuseks sobib väga hästi ka kompliment inimesele. Me jälle proovisime, vaatame näidet. Tervist! Tere! Lahe püsa. Aitäh. Nii, tõesti lahe püsa. Aitäh, jah. Kus saite? Naine kinkis. Naine kinkis, jah? Lahe naine peaks endale võtma.
no ei läinud päris nii, nagu tahtsid. Mitte mingiski mõttes, ka see näitlemine ei läinud nii. Ei läinud väga hästi. Mis vahe on siis nagu small talk'il ja komplimentide tegemisel, kuidas teha nii, et inimesel tekiks kohe tunne, et ma tõesti tahan talt midagi või nagu mina sain aru või see kodanik seal, et ma ei tea, tema naisele lüüakse külge või tahaks naist üle lüüa? Noh, ma arvan, et sa tegelikult saidki nii aru, nagu seal välja paistis. Seal oli jällegi see liiga peale tulin, eks ole. Jaa, et ma millegipärast arvan, et see ei sobi, et see peab kuidagi nagu ikkagi see esimene etapp, te kohe asusite selle vestluse kallale. Aga te väidetavalt olete täiesti võõrad seal videos, siis see tutvumise osa või selline osa kuidagi jäi nagu puudu. No aga toome mõned näited, kuidas see tutvumine on? Kuidas see peaks sujuvamalt minema? Ärikeskkonnas on ju lihtne. Annad visiitkaardi, saad visiitkaardi vastu ja tegelikult siis on tutvustus tehtud ja sealt pealt on hea alustada. Kui sellises keskkonnas nagu teil seal oli, et mis teil see eesmärk seal oli sellel, kas te panite oma videole eesmärgi ka, mis eesmärk oli üldse suhelda oma vahel? No lihtsalt, et kuna sellisest olukordades inimesed näiteks koos igapäevaselt võib-olla sõidavad liftis üles ja alla, eks ole, oleks mõistlik tuttavaks saada selle inimesega, kellega sa seda teed. Aga sel juhul ma tegelikult oleks alustanud täiesti sellest otsast, et olekski nii, nagu sa praegu ütlesid, et me oleme siin tihti siin liftis kokku saanud, me pole ennem kohtunud või tuttavaks saanud. Tere, mina olen Jüri. Et täiesti niimoodi ja kui siis veel tundub, et peab seda pusa kiitma, no kiida takka siis. Ja kuidas läheb, on ka täitsa okei küsimus vist. Aga kui sa nüüd enda jaoks nagu küsimuse esitada on okei, aga kui sulle küsitakse, et sinu kes küsitakse, et kuidas läheb, mis sa vastad selle peale? Hästi. Tänan küsimast. Nii, ja mis ma selle vastusega nagu peale hakkan, small talki mõttes, ma ei saa sealt kuidagi kinni võtta, et nagu edasi sellist dialoogi hoida, et ta ei ole väga hea küsimus. Ta on viisakas ja loomulikult. Siis jätkub ilma küsimus, kuidas ilm meeldib. No see on halb, jah. Ilm on halb, jah? On. Enne veel, kui me lähme oma viimase näite juurde, sa ütlesid ka, et need 4 etappi, eks ole, ja viimane etapp on, või 2 viimast etappi on, üks on see, et jätta hea mulje endast, kui sa ära lähed ja teine on see, et mida teha siis, kui vestlus saab läbi. Ja need on päris keerulised küsimused, väga raske on üldse kuidagi kodus üksinda harjutada sellist asja. Nii et anna head nipid, mida siis tegema peaks, et kui vestlus lihtsalt läbi saab, enam ei oska nagu midagi öelda, naljad on räägitud. No võib-olla siis ongi hetk seda vestlust lõpetada, sest kui sul tõesti arsenalist on kõik otsas ja selle inimesega ei olegi nagu väga enam midagi rääkida, siis selle small talki juures on üks olulisemaid asju on lõpetada ennem, kui sa ennast kinni räägid. Enne kui piinlik hakkab? No ikka natukene väga palju ennem, jah. Aga siis mina oskan öelda, et vabandust, ma lähen nüüd tualetti või vabandust, ma naasen nüüd oma pruudi juurde või midagi sellist, aga midagi nagu sükest nagu ma saan aru, et peab valetama, jah? Jah, midagi vähem arusaadavat või läbi. Ma ei tea, no võiks ikka püüda sellest valetamisest hoiduda, aga ütleme kuskil seltskonnas, tegelikult kui te olete inimesega vestelnud, siis te olete juba aru saanud, mis inimene ta on. Ja hästi viisakas on see, et kui te jätta üksinda sinna, kui te 8 räägite ja kui te olete aru saanud, mis on tema hobid või midagi sellist, siis te lihtsalt ütlete, et kui te seltskonda tunnete, et aga tule ma tutvustan sulle kedagi järgmist, kellel on sarnased hobid. Teil võib olla omavahel millestki rääkida. Ja kui sa viid nad kokku, siis ütled, et aga nüüd ma jätan teid ja ma lähen vaatan natuke ringi või tegelikult siis enam neid inimesi sinu see ei huvita, mis sa ütled. Oleks vaid täna olnud need nõuanded meil teada. No meil üks näide veel, see on ausalt viimane. See on viimane, jah. Ja seda puhku on juhtunud nii, et mõlemal osapoolel on ettevalmistus tehtud. Ja. Teavad põnevaid fakte, kõike muud. Faktid on ja vaatame, mis siis saab. Tervist. Ilus ilm täna väljas. Teadsid, et maailma kõige pikem pruudiloor on 63 jalkaväljaku pikkune? Wow. Isegi Guinessi rekordide raamatus pidi kirjas olema. Sa teadsid, et mõnel kassil on inimese vastu allergia? Tõesti? Aga sa teadsid, et Šotimaa rahvusloom on üks sarvik? Aga sa teadsid, et targutamine pole viisakas või? Rohkem neid näiteid ei tule. Mitte kunagi enam. Kuidas vältida olukorda, et tahad nagu suhelda, eks ole,
aga võib-olla tõesti tundud sellise targutajana, et inimene ütleb, et millega sulle meeldib, küsid näiteks, millega meeldib tegeleda, ütleb sulgpalliga ja siis hakkad pikalt rääkima, kuidas sulgpall on ikka väga mänge, 82. aastal võitis see-mees maailmameistri tiitli, et läheb nagu natuke liiga paljuks. Aga kui vaadata seda teie näidet, siis tegelikult ei olnud ju tegemist dialoogiga, te ei rääkinud omavahel, te rääkisite omaette, see oli 2 monoloogi. Et tegelikult, kui üks ütleb mingisuguse huvitava asja, siis võta sellest kinni, küsi selle kohta. Võib-olla see on tema jaoks oluline või see räägib temast midagi. Sest kui seal on 2 monoloogi, siis see lõpebki nii, et teie need sketšid on lõppenud kõik väga orgaaniliselt, nii nagu nad ongi püütud üles ehitada, et see lõpp on olnud väga loogiline. Piinlik ja rohkem ei vestelda mitte kunagi nendel teemadel. Seda ei oska öelda, aga sel hetkel küll nad on lõppenud tõesti nii, jah. No seal videos antud juhul ei olnud ka loomulikult sõbrad. Sealt ei saanudki mingisugust sõbralikust tekkida, sellepärast, et need 2 inimest ühe korra läksid kaklema, teised korradest ei tahtnud omavahel rohkem vestelda. Ja 3. kord tundus üks, et ajab külge teist. Kui paljud Eesti inimesed reaalselt koolitustel käivad, et nüüd sellist sama asja päriselt ka osata ja ollegi ettevalmistunud? Kas eestlased on mures selle pärast? Kui sellest hakata rääkima, siis on. Sest kui sellest rääkima hakata, siis enamus ikka on valmis tunnistama, et jah, tõesti, meil on keeruline võtta kätte ja minna võõra inimese juurde ja hakata rääkima, ükskõik mis eesmärk siis on. Kas me tahame oma suguvõsa kokkutulekul sugulastega tuttavaks saada või on see mõni ärikliendi üritus, et me ei julge teha seda. Aga oleks mõistlik ju endale asjad selgeks mõelda ja minna ja proovida. Ma olen täiesti nõus, et kui seda sellist ameerikalikku intuitiivset lähenemist ei ole, siis tuleb ette valmistada. Päris kindlasti, jah. Hakkame koolitama siis. Jah, mõistlik on. Esimene asi on ikkagi julge peale hakkamine. Tere, Jüri. Tere, Robi. Kas sa teadsid, et kokamütsil on 100 volti? Ongi nii, Need tähistavad 100 erinevat meetodit, kuidas muna küpsetada. Tõsiselt? Ja sa küpsetad muna tihti? Üsna tihti, see on mu lemmikroog. Kuidas sulle muna kõige paremini meeldib? Ikka toorelt. Ikka nagu vanasti. Nagu sportlane, nagu poksijad hommikuti tõmbavad toorelt muna sisse. Poksija, jah? Mina ei ole poksija. Okay. Aga poksimine meeldib. Mulle meeldib jubedalt, meeldib vaadata, kuidas teised inimesed poksivad. Mul juba kadus huvi ära. Jah, ikka ei tulnud. Ei sellist vast. Minu arust juba tundus, natuke nagu oli. Natuke nagu side oli, aga vähe. Ei, tegelikult siin oli ju täiesti dialoog juba. Väga tore. Aga me lõpetame ikkagi piinliku vaikusega ja liigume edasi. Suur tänu tulemast. Aitäh kutsumast.